Kuidas läheb rahvas? Minu nimi on Eskraib Mängur ja täna me teeme nagu näha 1.5 snapshoti. See snapshot on 13v01a ja astume kohe sisse. Esimene asi, mis see snapshot siis endast kujutab, on Nether Bricks on nüüd olemas. Sa lihtsalt kukid ära või küpsetad Netherracki ja sa saad selle asemel Nether Bricki. Vaata, kohe tuleb. Näe. Ja nüüd, kui sa paned 4x4, sa saad Nether Bricki, mis on täpselt samade nimegedega, aga ikka. Et nüüd sa ei pea enam kuhugi minema sinna Netherisse ja mingi stronghold'ilt neid leida. Või lihtsalt võtad. Järgmine asi on Nether Quartz Ore, mis on sellised, mis leiab Netherites. Neid pole väga raske leida, aga mitte igalt poolt ka neid ei leia. Siis kui sa need ära mainid, saad sellise asja nagu Nether Quartz. Ja Nether Quartz on vaja teistes siin asjade craftimisel. Ja seda saab muidugi Netherist. Saab seda ära lõhkuda. Järgmine, mis on selline lihtsalt üks selline, et saaks asju ära panna. Sa võtad kätte, mul on, kui sa hoiab parema klõpsu peal, siis sa saad nagu niimoodi asju ära panna. Saad kõik oma kohalt ja neid täis goldblokke. Ja kui ma olen vasaku klikki all, siis mul jagab kõik võrdselt ära. Aga kui te olete selle peal, PC peal, siis te peate vist hoidma shifti peal. Ja kui sa tahad kõiki tagasi näiteks, sa ei taha enam niimoodi, siis lihtsalt double klikid oma nende peale. Et sa saad niimoodi näiteks igast ära jaotada oma asjad. Saad nagu craftida midagi näiteks tahad. Ma ei tea mingi, oletame kuldsed paarid või ingotid, siis teed rutta endale golden blocki. Minust on see palju kergem. Niimoodi tea. Järgmine asi, mis meil on see kõik on suur ainult redstone'iga põhiliselt. On meil daylight sensor. See on selline asi, et see on, nagu see ütlebki, mida rohkem on päikest taevas, seda rohkem ta võimaldab redstone'i 15 blokki. Kui ma panen näiteks timeset 1, siis kohe näed, ta langeb siia. Näe, päike tõuseb alles ja siis see hakkab siit rohkem. Vaatame. Nägite? Mida kõrgemal päike on, seda nagu paremini või rohkem see valgustab siin. 15 blokki on maksimum. Siis üks lahe asi, mis saab teha ka, et kui on päev, siis võimaldab siin redstone'i. Paned blokkima ja redstone torchi ja siis paned siit redstone edasi, et teha oma daylight või et mingi tuppa valgust. Ja siis, kui sa paned öö peale, siis läheb see torch põlema, võimaldab nende redstone'idele oma võimu avaldada või et annab voolu edasi ja siit lähevad tuleb põlema. Ja muidugi me kõnnime siin kullast blokkide peal, mis on väga lahedad. Need peavad siin olema. Järgmine asi, mis meil on redstone blokk. Muidugi enne ka, et neid daylight sensorid saab crafta niimoodi, et sa teed 3 klaasi ja saab 3 nether quartzi ja 3 oak woods läbi. Sa paned nad niimoodi, nagu enne olid. Ja siin tulebki see sisse see, kuidas on niimoodi asju panna. Et näiteks see 9x3x3 on siin crafting table ja sa lihtsalt tahad ruttu teha selles, sa paned niimoodi ja niimoodi ja tulebki ruttu ja saad daylight sensori endale. Järgmine asi oli siis redstone blokk. Craftis on niimoodi, et sa pane lihtsalt 3 redstone, 9 redstone'i kõik crafting table'isse ja sa töö block of redstone'i. Et see on selline, et sul pole, see on nagu torch, et kui sa saad liigutada ka seda, valese, ja siis see lükkab seda ja siis vool läheb sellesse. Et nüüd on vool selles ja nüüd on vool selles.
niimoodi saab igast asju teha. Järgmine asi on trap chest. No nagu see juba ütleb, on see mingi lõksuga. Näed, ma panin ka, et roheline on hea ja punane halb. Nagu näha, trap chesti selline oranžikas, punakas selline äär siin. Ja tavast chesti pole midagi, aga kui sa selle lahti teed, siis redstone aktiveerub siin. Ja ainult üks plokk aktiveerub, et sa pead repeateri kõrvale panema, et rohkem see ei aktiveeru. Ja kuidas seda craftida on, et sa võtad tripwire hooki, chesti ja sa teed trap chesti. Nool on peas kinni. Oi, valus on. Tõpan siis silma endale. Niimoodi. Lämme edasi. Järgmine asi on, siia me silti ei pandki. See on see weight pressure plate light ja weight pressure plate heavy. Et nagu näha, on see pressure plate'id, mille peale astudes ei juhtu mitte midagi. Ja kui craftida lighti, siis sa pead lihtsalt panema 2 gold ringatit. Ja kui heavy't, siis paned 2 iron ringatit. Lähme ruttu game moodiga. Võtame näiteks siit kivi. Ja hakkame siia peale troppima. Näe. Ja mida rohkem siin asju on, seda kaugemale ta seda redstone'i laseb. Näiteks üks asi läheb ainult ühele. 2 ei tee midagi, 3 ka mitte, 4, 5. Näe, 5 hakkab juba. 6, 7, 8, 9, 10, 9 ka. Ja et kui me tahame heavy't teha, see on 1. Ja peame veel troppima. Ups. Ühe säkiga ta valgustab ainult 2 ära. Või et paneb 2 tööle. 2 stack. Ups. Kolme stackiga. Ta võib need ei lähe mis peale. Näe. Võime pikendada ka, vaata mida 4 stackiga teeb siis. Võime ikka asja parem vaata. Nelja stackiga ta valgustab ära 6. Et siia oli ka päris palju asju. Aga ise seda aktiveerida ei saa. Miks ma troppisin selle? Võtame kõik siit ära. Või siin pole, ei ole. Järgmine asi on meil hopper. See on selline nagu kauldron, seest on tühi, no mitte väga. Ja näe, see ühaldub või ühindub chestiga. Selle tegemiseks on vaja 5 stone'i ja 1 chesti ja sa saad hopperi. Siin on veel 2 VIP ehk work in progress. Et ta vist pole seda veel täiesti valmis teinud. Pilt pole enam nagu valmis. Ja sellel asjal lahe on see, et miks asju siin. Kui sa seal midagi sisse viskad, sa kaovad ära ja lähevad hopperisse ja kukuvad kõik sisse ja chesti. Ja seda saab igalt kõrvalt ka panna. Siis kõik läheb see chesti. Et siin on 5 kohta, siia saab igal poole stacki sisse panna, siis ta hakkab ise minema. Ja üks asi, mis mulle kohe pähe tuli, sest sellega, siin kuskil on, et teha prügikast. Näiteks, et keegi tuleb, tal on palju prügi, äkki või mulda või puit, mida ta ei taha, viskab kõik selle sisse sinna. Läks midagi üldse? Vist mitte. No, just hakkab sisse viskama. Siis kõik jääb sinu sinna alla chesti. Tegin sellest chesti ka. Näe. Nüüd sa saad oma asja kätte. Teed näiteks siit kuskil mingi tee ja siis tuleb siia. Vist viimane asi, see käis küll päris kähku. Viimane asi on komparator või komparator. Ma ei tea, kui inglise keeles on. Ja selle craftimiseks on vaja sul 3 kivi, 1 nether kvartsi, vaatame, mis me seal mainisime. Siis 3 redstone torchi, et teha redstone komparatorit. See selline asi, et no, siit saab panna on-off'i vist, aga ma ei tea, kas nad veel tegelevad sellega, kas ta seda väga hästi töödata. Kas taas, kui siin on 4
seda redstone rida, siis kõige võimsam on see siin ja siit hakkab juba järjest hajuma see võimsus. Kui näiteks selle panen käima, siis see plokk ütleb, et aha, siit tuleb 4 sisse, vaatan palju siit tuleb. Kui siit tuleb vähem, siis nagu või seda tugevam, siis ta laseb selle läbi, sest siin on nõrgem. Aga kui me paneme siin ka tugevama peale ja paneme siin nõrgema peale, siis see ei lase läbi. See ütleb, et siin on tugevam, et siis sina mine tagasi, et sina siia ei tule. Ja ma ei tea, mis tegelikult see ütleb. Näiteks, kui me võtame veel. Võtame siit ka ühe. No, näe, kui kuu hakkab tõusma, tõmbame kuskilt kuusisele. Näe. Kuu langeb ja päike tõuseb, hakkab need tulema jälle. Näide. Tuled järjest. Ja iga kord kui öö on, lähevad need siin põlema. Kui lähme tagasi komparatori juurde. Ja näiteks kui siin on 4 ja siin on palju rohkem, siis see läbi ei lase. Proovime äkki, kui midagi sellist on. Mis ta siis teeb? Ja kui ainult see on, siis ta laseb küll läbi selle. Ja seda see vist redstone'i pikendaja. Et komparator ei pikenda redstone'i. Et selles kohas, nagu, et see pole nagu repeaterit pane, et siis hakkab jälle nagu uuesti. Vaid lihtsalt, et nagu lukk on näiteks, et ma ei tea, ta teeb mingi salaukse, kus saab mingi chesti juurde. Teed siit väljast lahti sellega, lähed sisse, paned ukse kinni, et kuidagi väljas ka. Siis pärast, kui keegi ise tahab tulla, siis ta sellega kinni. Ja paned ukse kinni, siis kui keegi hakkab selle klõpsutama, vaatab ei saa sisse. Siis teed pärast lahti, lähed välja ja paned ukse kinni. Või lahti. Ja sama mõte, et kasutad seal seda, nagu siin on, paned plokki ja seda ja siis sa saab nagu kinni lahti teha ise vaata redstone'iga vaata. Et põhiliselt, et see oligi siis snapshot 1.5-st 13v01a. Ma hakkan rohkem snapshoti videosi tegema moodi videosi kui enne seda, tegema juttu siin ära, Netheris. Vaatame, kas me ka leiame Nether kvartsi. Mul natuke kaua läheb. Kõik on pime, mitte midagi pole näha. Neid juba on näha, vaata palju saaks. 1, 2, 3, 4, 5. Mul just väga lähegab. 5, 6, 7, 8, 9 sain ma praegu. Loodan, et siin on ka veel kuskil. Oi, siin on sein. Ma ei tea, mul tuli korra klitsute. Näe, siin on veel. Mida kvartsi. Päris palju. Selle oli veel üks, aga ma viitsin ära seda võtta. Teeme tagasi. Ja kui te mõtlete, et kuidas ma selle tegin, et vaatan nuppu, siis tuleb see, et ma lihtsalt panin nupu, siis panin redstone siia dispenserisse, kus on fire charges. Ja see peab olema esimesel korrusel ja mingi plokk peab ees olema. No siis kui plokk juba ees, siis ta näeks mingi selline välja. Ja see peab olema esimesel korrusel, muidu seda nagu siin põlema ei pane. Et jah, et siis selline oli snapshot. Et like ja subscribe, kui video meeldis, subscribe, kui tahate üritada meiega. Näeme järgmises videos, mille ma teen ja senikaua ikka jääge lahedaks.